Venemaal halveneb olukord väga-väga kiiresti. Vene emad pöörduvad nüüd Putini vastu, kaevates avalikult erisõjalise operatsiooni üle, mis jätkab nende poegade tapmist. Ja kui ajalugu midagi tõestab, siis on just see üks kindel grupp see, keda sa Venemaal kindlasti ei taha avalikult sõna võtmas näha. Vene valitsus peaks olema hirmul. Ja see pole ainult Vene emad. Moskva, Venemaa pealinna linnapea, on nüüd avalikult Putini mobilisatsiooniplaani vastu astunud. Isegi Vene propagandistid, sõjablogijad, nimetavad nüüd väga avalikult Putinit nõrgaks juhiks. Et kogu seda vastuseisu peatada, pöördub Putin nüüd ainsa organisatsiooni poole, mis teda reeta ei saa. Tema vana hea KGB järglase, FSB poole. Ta on andnud neile enneolematu võimu. Ja see otsus on vaikselt käivitanud omamoodi kodusõja FSB ja Vene eliidi vahel. Ja muidugi, kuidas ma saaksin unustada? Moskvas toimub midagi salapärast. Elanikud kuulsid eile üle kogu alates kesklinnast kuni äärealadeni midagi. Kuid ükski valitsuse esindaja ei ütle, mis see oli. See on tekitanud palju spekulatsioone. Ja üks füüsik väidab, et see võis olla midagi tuumaga seotud. Mis see siis oli? Kas see oli tuumakatse, mis läks kohutavalt valesti? Räägime sellest kõigest. Ja loomulikult tahan ma teile näidata seda heli, mida kõik Moskvas kuulsid. Aga enne seda, lubage mul näidata teile kõike, mis Venemaal plahvatas. Siin on meie uus rubriik. Eile õhtul Ukraina jätkas oma rünnakukampaaniat Venemaa Wildberriesi logistikaobjekti vastu. Seekord ründasid nad seda Jekaterinburgis, mis asub umbes 200 kilomeetri kaugusel rindejoonest. Ligikaudu 1500 miili. Ja siin näeme esimest rünnakut meie silme ees. Näeme drooni lähenemas. Ja siin näeme rünnakut toimumas. See ei olnud tohutu rünnak, kuid pidage meeles, et kogu see hoone on täis paberit, elektroonikat ja patareisid, mis on väga kergesti süttivad. Ja kohe näitan teile, milline oli tabajärg. Aga enne seda näeme tegelikult drooni, mis lendab sellesse hoonesse. Ja on väga huvitav, mis sedasi juhtub. Droon ei lenda otse sisse. See lendab tegelikult ringi ja siis läheb sisse. Ja sellel on väga konkreetne põhjus. Siin on see klipp, millest ma räägin. Droon, kuigi mees, kes videot salvestab, ütleb, et droon lendab otse Wildberriesi, ei lenda tegelikult otse. Ja see on sellepärast, et enne kui need droonid Ukrainast või kust iganes nad välja lastakse õhku tõusevad, Ukraina operaatorid programmeerivad oma droonid tegelikult nii, et need liiguksid kindlat teed pidi, et vältida õhutõrjesüsteeme ja õhutõrjetuld, mida me siin taustal kuuleme. Ja nüüd see droon lihtsalt lendab ringi, see kukub just sinna. Ja siin näeme teist lööki. Ja kui me lähme videos varasemasse hetke tagasi, siis kuuleme sisuliselt õhutõrjetuld. Rääkides droonidest, vaatame viimast uuendust, mille ukrainlased on rindel teinud. Nagu te teate, on droone kasutatud väga palju. Mitte ainult kaugmaa rünnakutes, vaid ka rindel. Rindel kasutatakse peamiselt FPV droone, kuid isegi siis oleme näinud uuendusi selles, kuidas neid juhitakse. Varem ühendati need droonid lihtsalt mingi signaali abil, olgu selleks siis Wi-Fi või midagi muud. Aga see viis selleni, et vastaspool hakkas seda signaali segama. Nad kasutasid elektroonilise sõjapidamise meetodeid, mille tulemusel ei saanud drooniga enam ühendust. Ja siis olid venelased esimesed, kes tulid välja fiiberoptilise lahendusega, kus droonid ühendati otse operaatoriga fiiberoptilise kaabli abil. Nii ei saa seda signaali segada. Nüüd on ukrainlased selle samuti üle võtnud ja nad on välja töötanud mitmeid erinevaid uuendusi. Näiteks saavad nad fiiberoptilise kaabli läbi lõigata, nii et droon kukub alla. Või näiteks see uus lahendus, kus ukrainlastel on droon, mis lendab ringi ja millel on küljes võrk ja see võrk teeb midagi huvitavat, kui ta näeb Vene drooni. Vaadake ise. See, mida te ees näete, on Vene droon ja me näeme vaadet Ukraina drooni kaamerast. Seal ongi see võrk. Võrk muudab põhimõtteliselt labade edasise pöörlemise võimatuks. Nii et droon ei saa lennata ja kukub lihtsalt alla. Kindlasti huvitav, aga mis on veel huvitavam, vähemalt minu jaoks, on see, et see on üks neist uuendustest, kus Ukraina droon ei hävine missiooni käigus. See lendab edasi ka pärast seda, nii et nad saavad seda drooni palju kordi uuesti kasutada. Nüüd ma kahtlen, et see on väga kallis droon, võib-olla $200. Nii et ma ei usu, et ukrainlased väga hoolivad, kui nad selle drooni kaotavad, aga siiski on see kindlasti huvitav. Ja järgmises klipis näeme tagajärgi. Mitte küll otseselt tagajärgi, vaid pigem tulekahju, mis põleb Wildberry laohoones pärast rünnakut. Vaadake ise, see tulekahju on väga tugev. Need laod on muidugi tohutud. Need on nagu mitu jalgpalliväljakut. Mõned neist on nagu 50 jalgpalliväljakut ühes laos. Nii et kui kogu asi hävib, seda tuld ei ole lihtne kustutada. Ja mõnikord kestab see tuli päevi. See on viinud selleni, et mõned Ukraina kontod on teinud meemid. Ja see on kõige naljakam, mida ma näinud olen. Kus neil on uus ettepanek Venemaa lipu jaoks. Lipu ülemine osa asendatakse kõigi rafineerimistehaste ja kõige muuga, mida Ukraina tabab. Ja see lihtsalt valgustab Venemaa taevajoont, nagu siin näha on.
Nüüd, nagu ma lubasin, ma tahan teile näidata, kuidas see rajatis ehk ladu pärast tulekahju kustutamist välja näeb. See ei ole ilus vaatepilt. Siin on satelliidipilt. Esimesel pildil näete olukorda enne. See on 1. augustil ehk enne rünnakut ja te näete, et ladu seisab nagu iga teinegi ladu. Rünnak toimub 4. ja 5. augustil. See toimub öösel. Sellepärast ongi 2 erinevat kuupäeva, aga nii näeb see pärast välja. Põhimõtteliselt on kogu asi ära põlenud ja see oli Tula linnas, mis oli hiljutine rünnak. Nüüd järgmine pilt, mis meil on Moskvast, Moskva piirkonnast ja see ladu Elektrostalis oli seni suurim ladu, mida Ukraina on tabanud. See on ettevõtte Wildberrys teine suurim ladu, kuid see on suurim, mida on tabatud ja hävitatud. Ja vaadake, milline on olukord pärast seda. See rünnak toimus 18. juulil. Ja nüüd satelliidipildilt on praktiliselt kõik maha põlenud. Siin on üks osa, mis pole maha põlenud ja siin on veel üks osa. Aga peale selle ütleksin, et vähemalt 85% rajatisest on nüüd praktiliselt kasutuskõlbmatu. Nad peavad selle uuesti üles ehitama. Ja loomulikult jätkub ka Ukraina logistiline blokaadikampaania. See tähendab, et Venemaal on väga raske Krimmi varustada ja samuti ka rindel olevatele vägedele varustust tuua. Ja siin on meil rohkem kaadreid Ukraina ametliku kaitsejõudude kontolt, mis näitavad, mis viimastel päevadel on toimunud. Vaatame mõnda neist. Siin näeme, kuidas varustusveok saab droonilt tabamuse. Seejärel näeme teist veokit tagantpoolt. Ja siin on kütuseauto või kütuseveok, mis saab samuti droonilt tabamuse. Eelmises videos rääkisime sellest, kui tihti venelased saadavad nüüd õhutõrjeautosid. Seega liiguvad kahuritega õhutõrjeüksused koos kütusekolonnidega, et tagada nende kaitse droonide eest. Kahjuks ei tööta isegi see enam. Ja tead mis? Üks neist kolonnidest hävitati just ukrainlaste poolt. Ja meil on kaadrid sellest, kuidas üks vene mees sõidab läbi kõige selle, mis juhtus. Vaadake ja kuulake ise. Ta kommenteerib ise, nii et mina ei pea seda tegema. Kuulake ise. Tule nüüd, kuna vastu tulevat liiklust ei ole. Siin põleb 3 sõidukit. Kas tee on vaba? Mine, kurat. Ma ei näe sittagi. Üldse mitte midagi, kurat. Ma ei näe mitte midagi, kurat. See on adrenaliinilaks. Eile umbes kell 9 hommikul, kohaliku aja järgi, plahvatas midagi Moskva piirkonnas. Ja kõik kuulsid seda. Ja kui ma ütlen kõik, siis ma tõesti mõtlen kõiki. Inimesed alates linna keskusest kuni äärealadeni välja, kõik kuulsid seda. Aga midagi kahtlast juhtus, sest praeguse seisuga pole ametlikult kinnitatud, mis see heli oli. Tavaliselt, kui Ukraina droonid lähenevad, valitsus teatab alati, et hei mehed, me tulistasime nii palju droone alla ja kogu see tuli, mida te näete, on lihtsalt droonide rusudest. Tehakse avaldus, isegi kui see pole kogu tõde, vene inimesed saavad mingisuguse teate, aga seekord ei saanud nad midagi. Ja see on viinud selleni, et paljud venelased on hakanud ise teooriaid välja mõtlema, mis see oli. Ja need teooriad on tõesti hirmutavad. Enne kui me neist räägime, mul on olemas selle heliklipp. Ma arvan, et see on uksekaamerast või võib-olla kellegi maja küljes olevast kaamerast. Seega pole oluline, mida te näete. Pange tähele, mida te kuulete, eks? Kuulake nüüd. Lisaks sellele elab läheduses üks vene elanik. Ta kuulis seda heli ja tal on üks detail, mis ajab kõik segadusse. Ta ütleb, et tavaliselt, kui ukrainlased saadavad droone või rakette, heli tuleb, ütleme, sellest suunast. See tuleb kindlast suunast, mis on Ukraina piiri poole. Kui Ukraina saadab drooni Ukrainast, kuuleb ta droonide lähenemist ja siis kuuleb ta plahvatust teisel pool. Aga seekord ütleb ta, et plahvatus ja heli ei tulnud Ukraina poolt. See tuli Moskva poolt. See tuli sealt, kust see ei peaks tulema. Kuulake lihtsalt, mida see mees räägib. See on nii kummaline, sest Moskva on sealpool, aga heli tuli hoopis sellest suunast. Keskringtee on seal ja piirkonnas on mõned sõjaväebaasid ja muud rajatised. Aga heli tuli sealt poolt. Valgevene ja Ukraina on selles suunas. Droonid lendavad tavaliselt sealt. Ja heli tuli sealt suunast. Ma ei hakanud isegi midagi postitama, sest arvasin, et õhutõrje lihtsalt töötab. See juhtub iga päev. Aga kui nad kuulsid seda Moskvas, sealpool, siis Serpuhov ja Podolsk on selles suunas. Lühidalt, aknad värisesid ja tundus, nagu kogu maja oleks vundamendil nihkunud. Lühidalt, kõik värises. See ei saanud olla lihtsalt möödalendav rakett. See oli midagi, mis tuli maapinnalt. Kas midagi kukkus alla või midagi lasti välja? Kas tead, mida ma mõtlesin? Eile tabas Muski rakett kuud kiirusega 6800 kilomeetrit tunnis.
ja tekitas tohutu kraatri. Aga heli ei levi vaakumis, nii et sealt kostuv heli poleks saanud meie kõrvu jõuda. See on minu ainus oletus. Ma ei tea midagi muud. Nüüd, lisaks kõigele sellele on meil ka üks vene füüsik, kes kuulis samuti seda heli ja tal on omaenda teooria. Ja see on hirmutav teooria. Ma tahan teile teada anda, et sellel mehel ei ole ühtegi tõendit. Ta lihtsalt targutab, ta lihtsalt spekuleerib. Nüüd, tema sõnul, kuna suitsu ei olnud, võib see olla tuumaline heli või tuumaplahvatus. Ja tal on ajalooline võrdlus Venemaa tsaaripommiga, mida ta kasutab oma väite toetuseks. Kuulake. Daamid ja härrad, ma ei taha kedagi. Daamid ja härrad, ma ei taha kedagi hirmutada seoses tänase lööklainega Moskvas. Aga füüsikuna ütleb miski mulle, et kui miski meid ei tabanud, midagi ei süttinud ja suitsu polnud, siis ehk oli see midagi tuumaga seotud. Aga jällegi, ma ei hakka väitma, et see on kindlasti nii. Ma lihtsalt tuletan meelde, et tsaarpommi katse ajal tiirles lööklaine mitu korda ümber maa. Ma ei tea. Loodetavasti saavad venelased sellele peagi mingi tõelise kinnituse. Aga ausalt öeldes, isegi kui sellest ei tule midagi välja, on Putinil palju suurem probleem käsil. Halvim võimalik stsenaarium tema jaoks hakkab muutuma reaalsuseks. Ja et mõista, miks ma ütlen, et see võib olla kõige hullem stsenaarium, peame aru saama, kuidas Nõukogude Liidu viimane sõda tegelikult lõppes. Ja see sõda viis tegelikult Nõukogude Liidu kokkuvarisemiseni. Siin on lühike kokkuvõte. Kui Nõukogude Liit läks Afganistani, jäi ta sinna 10 aastaks kinni. Ja põhjus, miks see sõda lõpuks lõpetati, oli see, et Vene emad hakkasid valitsuse vastu protestima. Arva ära. Midagi sarnast toimub praegu Putini vastu. Ta on kinni samasuguses sohu. Kuula nüüd. Ma mäletan, et eelmine kord ütlesin, et me ei piiksuta videos ühtegi F-sõna, aga monteerija piiksutas selle ikkagi ära. Aga ära muretse, seekord seda ei juhtu. Ma juba palusin monteerijal seda mitte ära piiksutada. Kuula nüüd, see on tsenseerimata. Ja kiire meeldetuletus. Kui sa pole veel tellinud, siis vajuta kindlasti all olevat tellimisnuppu ja pane ka like. See aitab meid algoritmis tõesti palju. Nüüd, siin on see klipp. Idioodid, kes toetavad seda neetud sõda. Need, kes ootavad, et sõjalise erioperatsiooni eesmärgid saavutatakse. Kõik teie, kes tahate seda sõda, minge ja surege seal. Rakett lendas just üle minu lapse lasteaia. Kõigepealt hakkas raketihäire tööle. Minu laps teab, mida sireen tähendab. Mulle ei meeldi juba see, et minu laps peab elama maailmas, kus ta teab sõnu raketioht. Me ei jõudnud isegi lasteaeda, kui rakett lendas madalalt üle meie peade. Võib-olla lendas see selleks, et tappa Ukraina lapsi. Võib-olla lendas see selleks, et tappa meie omi. Minu laps kukkus trepist alla ja ehmus kohutavalt. Tal oli paanikahoog. Ta ei teadnud, mida teha, aga ta sai aru, et see polnud väike lennuk. See polnud helikopter. See oli rakett. Ta tundis heli ära. Ta tormas lasteaia trepile ja hakkas lahutamatult nutma. Ta oli hirmunud, selles maailmas pole mitte midagi. Mitte midagi kuraditki. Mis oleks väärt minu lapse pisaraid? Ma pöördun kõigi poole, kes seda ikka veel toetavad. Kõigi poole, kes ikka veel tahavad seda neetud veresauna. Te ei kahjusta mitte ainult laste vaimset tervist, te rikute ka nende elud. Minu lapsel on hea lapsepõlv. Tal on väike jalgratas. Me käime joes ujumas. Lisaks neile soojadele lapsepõlvemälestustele mäletab ta ka seda, kuidas ta hirmunult treppidel lamas, sest rakett lendas tema lasteaia kohal taevas. Neile, kes selle algatasid, issand, olge neetud. Aga veelgi enam, ma näen neid, kes seda jätkavad. Need, kes võtavad iga kuradi päev oma relvad ja lähevad teisi inimesi tapma. Mina olen juba koju jõudnud. Raketiohu hoiatus on lõppenud, aga ma olen ikka veel marus. See on meiega juhtunud juba peaaegu 5 aastat järjest. 2 inimest, ainult 2, ei suuda oma väikeseid probleeme diplomaatia abil lahendada. Ja nad ohverdavad laste ja süütute inimeste elusid mõlemal poolel. Ma elan 100 kilomeetri kaugusel Ukrainast. Sa saad aru? Mul vedas, et ma nägin raketti esimest korda 5 aasta jooksul. Piiriäärsetes piirkondades elavad inimesed mõlemal pool on ilmselt palju rohkem näinud. Ma püüan seda jagada siin oma linnas elavate inimestega, aga keegi ei toeta mind. Mind on lihtsam süüdistada see, kes on toimuvaga rahulolematu, kui süüdistada neid värdjaid, kes selle algatasid ja jätkavad. Ja see on väike linn. Siin pole isegi 18 000 inimest. Kuna ma pean blogi, siis inimesed tunnevad mind siin üsna hästi. Ja enamik neist on minuga rääkimise lõpetanud. Ma olen sügavalt nördinud. Ma olin nördinud ja olen ka edaspidi nördinud. Ma nimetan sõda sõjaks. Ma ütlen, et see on vale. Et see on lein, valu ja räpasus. Ja ma kutsun alati inimesi üles valima rahu. Ühel hetkel loodame, et see kõik saab varsti läbi. Teisel hetkel tunneme end täiesti lootusetuna. Ma püüdsin nii väga jääda oma vanemate lähedale,
et ei peaks kuhugi mujale minema. Kuidas ma peaksin lahkuma? Kas ma peaksin jätkuvalt oma lapsi sellise ohu kätte jätma? Kus mu laps nutab, sest ta teab, et rakett lendab üle tema pea? Ma ütlen lihtsalt sõjale ei. Nagu ma varem mainisin, on emad igas riigis väga mõjukas grupp, kuid Nõukogude Liidus on nad tegelikult varemgi sundinud riiki järele andma. See algas Nõukogude Liidust, kui emad hakkasid protestima Afganistani sõja vastu. Siis lõid nad organisatsiooni nimega Sõdurite emade komitee ja sellel organisatsioonil oli väga suur mõju. Neist sai esimene edukas tsiviilvastuhakk riigi vastu, sest riik muutis nende protestide tõttu oma poliitikat. Sama asi juhtus tegelikult Venemaal pärast Nõukogude Liidu lagunemist. Kui Venemaa läks Tšetšeeniasse esimesse Tšetšeenia sõtta, muutus see Sõdurite emade komitee taas aktiivseks. Nad hakkasid protestima sundvärbamise vastu. Ja siis Jeltsini valitsus andis tegelikult taas järele. Nad lõpetasid noorte ajateenistusse võtmise, nad lõpetasid üliõpilaste ajateenistusse võtmise. Ja tead mis? Sel ajal oli Putin tegelikult aktiivne Venemaa poliitikas, nii et ta nägi seda isiklikult ja mäletab kõike. Ja just sellepärast on ta alates Ukrainasse tungimisest olnud väga ettevaatlik, et sellist liikumist enam kunagi ei tekiks, sest ta teab, kuhu see võib viia. Nii et kui me näeme selliseid kaadreid nagu see, peame olema tähelepanelikud ja mõistma, mida see tegelikult tähendab. Putini jaoks see võib viia millegi palju suuremani. Kuid kahjuks ei ole see ainus probleem, millega väike Vladimir peab tegelema. Mõjukad inimesed Moskvas võtavad samuti sõna. Ja kui ma ütlen mõjukad, siis ma mõtlen seda tõsiselt. Ma mõtlen Moskva linnapead. See on mees, kelle kohta paljud on spekuleerinud, et temast võib saada Putini järglane. Ja nüüd ütleb ta avalikult, et ei toeta mobilisatsiooniplaani, millest paljud Kremlis juba spekuleerivad või räägivad. Ja see on midagi, mida me oleme varem käsitlenud, kus paljud inimesed, paljud eksperdid usuvad, et pärast valimisi Venemaal, mis toimuvad, ma arvan, septembri lõpus, on Putinil plaan mobiliseerida vähemalt 500 000 meest ja saata nad rindele. Linnapea ütleb, et see on tegelikult vale plaan. See hävitab majanduse ja tagab, et Venemaa kaotab selle sõja. Kuulake. Me kuuleme pidevalt juttu sellest, et on vaja... Me kuuleme pidevalt juttu sellest, et tuleb kõik mobiliseerida, et kogu majandus tuleb sõjaseisukorda viia ja nii edasi. Aga tänapäeva majandus on üles ehitatud teistmoodi. Kui rahuaja majandust ei ole, kui pole makse ega isiklikku sissetulekut ja poliitiline olukord on täiesti teistsugune, me ei saavuta sõjas edu. Me ei saavuta sõjas edu. Ja elu hävitada, normaalset majandust hävitada, tähendab hävitada riiki ennast. Seetõttu on need mõttetud jutud, mis tulevad inimestelt, kes ei mõista, kuidas kaasaegne majandus või kaasaegne sõjapidamine toimib. Kaasaegset sõda peetakse kahel rindel. Esiteks tegelik lahinguväli ja teiseks riigi tervis. Terve, stabiilne majandus. Ilma selleta on võit võimatu. Ausalt öeldes oli see väga leebe kriitika. Sõnad olid suunatud majandusele ja ta hoiab sõja enda kritiseerimisest väga eemale. Kuid siiski on ta üks mõjukamaid ametnikke kogu Venemaal, kes on avalikult Putini vastu sõna võtnud. Aga tead mis? Ta ei ole ainus. Meil on Vene propagandiste, kes ei pea olema nii diplomaatilised nagu see mees, nagu linnapea. Nad ei hellita enam. Nad nimetavad nüüd avalikult Putinit nõrgaks juhiks selle tõttu, kuidas ta seda sõda juhib. Kuula ja siis ma selgitan, mida see mees tegelikult silmas peab. Et esimene isik. Fakt, et kõrgeimal juhil puudub objektiivne teave selle kohta, mis toimub, ei tekita mingit kahtlust. Sest ausalt öeldes, see, mida ta välja ütleb, jätab valusa mulje just tänu tohutule suurele erinevusele tegeliku olukorra ja selle vahel, kuidas kõrgeim juht olukorda näeb. Erinevus selle vahel, mis on... Ühelt poolt, nagu ütleb vanasõna, kuningas ei tea. Aga teiselt poolt, vabanda. Kas polnud see mitte kuningas ise, kes lõi selle täielike valede ja pettuste süsteemi? Ja nii edasi. Täpsemalt öeldes, mitte ainult tema, aga tema aktiivsel kaasabil. Ma näen, kui raske on sul nendele küsimustele õigeid sõnu leida. Lubage mul siis otse välja öelda. Kas Vladimir Vladimirovitš Putin on tugev juht? Ei, ta ei ole. Ta on nõrk juht. Ja pole lihtsalt nii, et kuningat mängib tema õukond, nagu öeldakse. Vaid avalikud tegelased, kes istuvad. Muuhulgas teatud tornis, teatud hoones ja nii edasi. Asub, sealhulgas. Sealhulgas need, kes vastutavad mitmete skandaalsete ametisse nimetamiste eest. Sealhulgas need, kes vastutavad skandaalsete ametisse nimetamiste eest. Nagu ma ütlesin, see mees ei kasutanud diplomaatilist keelt ja tema kriitika tuleb väga kindlast kohast. See puudutab seda, kuidas Putin näeb seda sõda, võrreldes sellega, kuidas see sõda tegelikult rindel toimub.
Putin usub endiselt või vähemalt nii ta avalikult ütleb. Me tegelikult ei tea, kas ta seda usub või mitte, aga ta ütleb avalikult, et Vene väed liiguvad endiselt edasi ja Venemaal pole rindel üldse mingeid probleeme. Ma ei tea, kas ta ise seda usub. Ma ei tea, kas ta ütleb seda lihtsalt sisepubliku propaganda pärast, aga ühte asja me teame. Tegelikkus ei vasta sellele, mida Putin on rääkinud. Nüüd, alates eelmise aasta lõpust, on ta seda korduvalt teinud. Ta paneb selga sõjaväevormi ja peab suure kõne sellest, kuidas Venemaa vallutas Ukrainas uue linna. Aga kui sa tegelikult vaatad rindejoont, sa saad aru, et ta valetab. See on üks kahest asjast, mis on juhtunud. Esiteks muidugi see, et mõni Vene sõdur pani uues linnas üles ühe lipu, üks mees. Ja Putin väidab, et Venemaa kontrollib nüüd seda linna, kuigi tegelikult see nii ei ole. Niipea, kui see lipp üles pannakse, tuleb Ukraina droon ja teeb selle Vene sõduriga lõpu. Ja Venemaa ei kontrolli enam linnas midagi. Kuigi Putini sõnul on linn Vene kontrolli all. Nii et kas see juhtub või mõnikord isegi hullem, Vene sõdurid on endiselt linna väljas. Nad võitlevad hallis tsoonis. Ja Putin väidab, et linn on Vene kontrolli all. Ta lihtsalt valetab otse välja. Nüüd, iga kord, kui midagi sellist juhtub, Vene propagandistid süüdistavad alati Putini ümber olevaid inimesi. Nad ei taha kunagi Putinit otse kritiseerida. Nad ütlevad alati, et see on sellepärast, et inimesed, kes annavad Putinile infot, valetavad või annavad talle halba nõu. Ta lihtsalt ei tea paremini. Aga nad ei taha kunagi tsaarile otse vastu hakata. Aga see mees on kogu selle teeskluse kõrvale jätnud. Ta läheb otse Putini kallale ja ütleb avalikult, et ta on nõrk juht. Ta ei juhi seda sõda korralikult. Ja muidugi, ärgem unustagem, et see mees ei ole sõja vastu. Ta tahab, et Venemaa võtaks Ukraina üle. Ta tahab, Putin oleks veelgi karmim, et ta hakkaks tapma nii palju tsiviilisikuid kui võimalik. Aga ta ei usu, et Putinil on sõja juhtimiseks vajalikud omadused ja sellepärast ta teda kritiseeribki. Nüüd arva ära. Nõrkuse osa on tegelikult tõsi. Putini võim on muutunud nõrgemaks. Ja Putin ise teab seda. Ta tajub, millises olukorras ta on ja just sellepärast annabki ta tegelikult üha rohkem võimu FSB-le, et kindlustada oma võimul püsimist. Ja see tekitab tegelikult väga problemaatilise olukorra Vene eliidis. Las ma näitan sulle, mida ma mõtlen. See on uus Bloombergi raport, mis just avaldati. Vaata. Putin toetub FSB karmiliinlastele, et hoida sõjaaja eliiti kontrolli all. Selle raporti kohaselt paljud Venemaa eliidi liikmed kardavad üha enam, et FSB on kontrolli alt väljas, kuna Putin on andnud agentuurile ülesandeks säilitada tema võimu kasvava rahulolematuse tingimustes seoses selle sõjaga. Heaks näiteks FSB võimu kuritarvitamisest on Telegrami tegevjuhi olukord. Ta on Vene miljardär, kes sündis Venemaal. Telegram asutati minu arvates Venemaal ja nüüd on sellele mehele esitatud terrorismisüüdistus. Ja miks ta selle süüdistuse sai? Sest ta ei tahtnud kustutada Ukraina grupivestlusi Telegramis. Telegram on suur sõnumirakendus, mida paljud inimesed kasutavad. Ma arvan, et neil on üle miljardi kasutaja. See tähendab, et seda kasutavad nii ukrainlased kui ka venelased. Tegelikult selle sõja ajal on Telegrami kasutamine plahvatuslikult kasvanud kõigi jaoks, kes on selles sõjas otseselt või kaudselt osalenud. Nüüd ei taha Putin, et Ukraina grupivestlused oleksid rakenduses, mis kuulus ühele Vene mehele. Või vähemalt mehele, kes sündis Venemaal. Nii et Putin üritas sellele mehele survet avaldada, et ta need grupivestlused kustutaks. Aga kui ta keeldus, süüdistati teda terrorismis. Muidugi ei teinud seda otsust otseselt Putin ise. Selle tegi FSB. Aga on arusaadav, miks Putin sellele organisatsioonile nii palju usaldab. Kõik mäletavad, et Putin oli enne poliitikasse minekut KGB agent. Aga mida sageli unustatakse, on see, et pärast tema poliitikasse minekut muudeti KGB FSB-ks. Nii et KGB sai põhimõtteliselt FSB-ks ja Putin oli üks esimesi poliitikuid, kes avalikult esines Vene televisioonis ja Vene uudistekanalites ja kaitses KGB-d. Sel ajal said paljud inimesed aru, kui halb KGB tegelikult Nõukogude Liidu ajal oli. Ja sellepärast KGB ka likvideeriti ning loodi uus organisatsioon, FSB, kuigi tegelikult on need põhimõtteliselt üks ja sama asi. Lisaks sellele, Putin ei kaitsnud ainult FSB-d. Ta oli ka üks selle juhte enne presidendiks saamist. Seega ta oli varem KGB juht. Siis sai temast peaminister, seejärel sai temast ajutine president ja lõpuks presidendiks. Seega ta oli selle organisatsiooni juht. Ta oli ise luuraja. Nüüd on mõistetav, miks ta neid nii palju usaldab. Kuid Vene eliitidele see ei meeldi, sest nad näevad selles FSB võimu suurenemist ja selle võimu üle puudub kontroll. Puuduvad igasugused kontrolli- ja tasakaalumehhanismid. Pole ühtegi teist organisatsiooni ega institutsiooni, mis suudaks FSB-d kontrollida. Neil on nüüd Venemaal sisuliselt piiramatu võim. Vaata seda konkreetset kommentaari ühest Venemaa allikast. See räägib FSB teisest osakonnast. See osakond vastutab terrorismivastase võitluse ja Venemaa poliitilise korra säilitamise eest. Neile on nüüd antud vabad käed uurida ükskõik keda, ilma igasuguse vastutuse või järelevalveta.
see oli direktoraat või see oli see grupp, kes läks Telegrami asutaja kallale. Seesama direktoraat vangistas Ilja Remzlovi. See on Kremli-meelne sõjablogija, kellest oleme varem rääkinud. Ta kutsus üles Putinit sõjakuritegude eest kohtu alla andma või isegi üles pooma. Ja nüüd on ta selle kommentaari pärast vanglas. Ja lisaks sellele vastutab see grupp ka sõjavastase poliitiku Boris Nazadini eest, kes just lahkus riigist. See mees kandideeris 2024 aastal Putini vastu. Ja mõni nädal hiljem mõisteti ta ekstremismis süüdi, sest ta pani üles Aleksei Navalnõi pildi. Ja siis kuulutati ta välisagendiks alles sel või eelmisel kuul. Ja kui ta kartis oma elu pärast, läks ta Prantsusmaale, et seal turvaliselt olla ja jätkata oma kriitikat ning vastuseisu Putinile kohast, kus ta ei pea FSB pärast muretsema. Sama teine direktoraat ajab taga ärimagnaate. See konfiskeerib vara teistelt inimestelt ja mõnikord jagab seda isegi lojaalsetele. Kui on miljardär, kes ajab Putinit vihale ja on miljardär, kes toetab Putinit, tema raha läheb lihtsalt sellele mehele, sest ta toetab režiimi. Ja loomulikult minnakse ka tavaliste inimeste kallale. See tähendab füüsikuid, teadlasi, näitlejaid, kõiki, kes avalikult sõna võtavad. Nüüd, Venemaa eliidi jaoks ei ole see hea olukord, sest kuigi nad teenivad sõjast kasu, ei ole neil sanktsioonide tõttu tegelikult kuhugi minna. Ja nad ei taha elada riigis, mis muutub üha autoritaarsemaks, üha rohkem Nõukogude Liidu sarnaseks. Ja seepärast annavad mõned neist eliitidest nüüd intervjuusid lääne meediale, rääkides sellest, kui palju võimu on FSB Putini ajal tegelikult juurde saanud. Eriti nüüd, kui see sõda ei lähe tegelikult plaanipäraselt. Nii et üha rohkem inimesi kritiseerib Putinit. Ja vastutasuks annab Putin FSB-le lihtsalt rohkem võimu, et kriitikat vaigistada, kui sa mõistad, mida ma mõtlen. Nüüd, edasi liikudes, selle nädala lahinguvälja analüüsi episoodis meil oli külas Houstoni enda David Stevens. Ta on endine USA mereväe komandör, endine Pärsia lahe ründeoperatsioonide ohvitser ja nüüd kirjanik. Ta on seda Ukraina sõda väga tähelepanelikult jälginud alates selle algusest. Nagu te teate, on see lõik meie täispikast episoodist, mida me tavaliselt avaldame ainult liikmetele. Kui oled huvitatud liikmeks saamisest ja meie kanali toetamisest, saad seda teha klõpsates allpool oleval liitu nupul või minnes lehele basicsinsider.com. Teie toetus võimaldab meil jätkata iseseisva ajakirjandusega. Nagu te teate, ei ole meil investoreid ega miljardääridest toetajaid. Meid rahastate teie ja loomulikult ka see, mida teenime YouTube'i reklaamidelt. Nii et kui teile meie sisu meeldib, saate meid toetada, kui liitute juba täna liikmeks ning pääsete ligi suurele hulgale eksklusiivsele sisule, mida me iga päev loome. Nüüd läheme selle lõigu juurde. See on väga muljet avaldav. See on kindlasti midagi, mida ma võiksin pidada peaaegu mikrolennukikandjaks. Droon, millel on võime teisi droone välja lasta ja sihtmärkides kõrvale põigelda. Ja see võib isegi olla kamikaatse. Midagi, mida kandja ei taha teha. Lihtsalt mine otse sisse ja neil polnud midagi sellist, eks? See ongi kõige ägedam osa, olen kindel ka sinu jaoks, sest sa ilmselt jälgid mereväe asju palju tähelepanelikumalt kui enamik inimesi. Selle sissetungi alguses polnud neil mereväge ja nüüd? Ja suhteliselt odavad. Mõnes kaadris näed, et nad lasevad drooni välja ja siis tõstavad püsti masti, antennimasti, et neid tegelikult juhtida. Neil on ka võimalus kasutada fiiberoptilist juhtimist, et vähendada segamise võimalust. Üks asi, mis mulle tõesti silma jäi, sa näed seda ilmselt ka mõnes teises videoklipis. Sellele asjale on tegelikult raketi laskeseadmed peale pandud. Ja nad on ühe neist varustanud AIM-9 Sidewinder raketiga. Just neid ma kandsin F-18 tiibadel. F-18 tiibade otstes on 2 Sidewinder raketi, mis on mõeldud teiste lennukite alla tulistamiseks. See on päris uskumatu. Ja minu teada on nad nende abil 2 lennukit alla tulistanud. Jah, see on hullumeelne. Alles hiljuti kinnitas USA midagi ühendatud staabi ülemate komitee. Kas see on õige väljend? Ta kinnitas, et F-16 tulistas alla Su-35, mis on Venemaa kõige kõrgema taseme lennuk. Täpselt nii, aga tegelikult oli see Barracuda droon, mis tulistas alla Vene lennuki. See on hullumeelne. Need meredroonid, kas need toetuvad endiselt fiiberoptilisele kaablile? Ei, fiiberoptiline ühendus on meredroonilt nendele FPV droonidele, mida see välja saadab. Ma arvan, et nüüd nad enam ei vaja seda. Ei vaja seda, sest sa näed seda hiiglaslikku masti, mis tekilt välja tuleb. Ma olen kindel, et see on saatmiseks, vastuvõtmiseks ja siis kasutatakse muidugi satelliiti, et laevad tagasi juhtimiskeskusesse minna. Jah, see on hullumeelne ja ma olen kindel, et sa oled näinud kõiki neid operatsioone, mida Ukraina läbi viib, tabades kõiki tankereid Mustal merel ja Aasovi merel. Midagi huvitavat, mida ma just teada sain, on see, et mitte ükski Ukraina meremees ei panda ohtu. Ja nad on nüüdseks rivist välja löönud peaaegu 200 tankerilaeva. Täpselt nii ja sa märkad nendes videoklippides. Kõigepealt väljivad nad kuulirahet ja on pomme visanud, kui nad sihivad nende tankerite tüüri ja ajamisüsteemi. Ja see on väga oluline, sest see tõesti ei taha tankerisse auku teha, eriti kui see on sinu enda vetes.
sa ei taha tekitada suuri naftalekke ega tulekahjusid. ma mõtlen, see oleks ju tohutu plahvatus, eks? Jah, see ilmselt ei tööta alati. Ilmselgelt tankerid lähevad mõnikord põlema, aga sa tõesti ei taha, et need lekiksid, eriti kui see on rannikuvetes, mida te teistega jagate. Jah, ei, Ukraina on selgitanud, et nad ei ürita. Nad lihtsalt muudavad need tankerid kasutuskõlbmatuks, et need enam ei töötaks ega ürita kahjustada. Sees olevat naftat või midagi muud. Jah. Ja need on mõned Iraani klipid, mille kohta sa ilmselt oskad rohkem rääkida, kuna sa olid seal mõnda aega. USA mereväe kamikaze droonid tabasid Iraani dokke ja see on 6 aega vana. Jah, see on üsna uus tehnoloogia, mida me kasutame. Ja me ei ole, USA sõjavägi ja kaitsetööstus ei ole liiga uhked, et õppida Ukrainalt ja teistelt riikidelt, sealhulgas Iraanilt. Paljud droonid, mida me nüüd lahinguväljale saadame, on sisuliselt Shahedi droonid, mida oleme täiustanud ja parandanud ning saadame need neile tagasi. Kas me teame, mis on? Mis uuendused need olid? Enamik sellest on autonoomsed süsteemid, võime täielikult sedamist eirata. Ja suuremad kiirused, manööverdusvõime ning varjatus. Barracuda, jah. See on nagu mikrolennuki kandja. Nüüd näete seal selle tagaosas stardiriiuleid. Kõigil neil seda pole, aga nad võivad tulistada juhitamatuid rakette. Kuid nagu ma ütlesin, on nad paibeldanud ka soojusotsinguga raketid, mida me tavaliselt kasutame hävitajatel. Nii et see võib tõusta nii kõrgele. See võib olla rumal küsimus. Kas nad suudavad tabada hävituslennukit, mis on õhus? Ja. Või lihtsalt? See on natuke nagu õlatlastavad õhutõrjesüsteemid. Oled näinud õlatlastavaid rakette? Neid on terve seeria, nii Vene, Ameerika kui ka teistelt tootjatelt. Neid saab tulistada ülalt, neil on piiratud ulatus, nad suudavad tabada ainult üsna madalal lendavaid lennukeid. IM-9 on veel võimsam ja pikema tegevusraadiusega. See on ka palju keerukam. Samuti näeme siit pohe pärast seda klippi drooni õhku lastavat. Ma olen kindel, et see ongi see, mida selle öeldakse. Nüüd näed rakette. Need tulistatakse laeva tagumisest osast. Jaa. See on selle kaitsesüsteem. Seal on antennimast ja kaamera. Ja seal tuleb droon välja. Nad lähevad teele. Need droonid on ühendatud emalaevaga ja emalaev omakorda saadab satelliidi kaudu signaali operaatorile. See on hullumeelne, sest ma ei tea, kas sa mäletad, aga me rääkisime sellest, kuidas Hiina üritas midagi sellist ehitada umbes aasta tagasi. Ja Ukraina suutis selle enne kõiki teisi ära teha. Jah, kui sinu elu ja sinu riik on ohus, siis on motivatsioon väga kõrge. Sa innoveerid palju kiiremini. Muide, ma ei tea, kas sa seda nägid. Me rääkisime sellest hiljuti. 2026. aastal kiidavad nad heaks 2 uut droonidisaini päevas. Hullumeelne, on ju? See on uskumatu, see on tõesti hämmastav. Asjad, millest me peame õppima. Aga see on ka nii raske, sest USA tegi samuti uuendusi. Ma mõtlen, et me ikka veel uuendame, eks. Aga külma sõja ajal oli innovatsioon äärmuslikul tasemel, isegi teise maailmasõja ajal. Seda on nii raske korrata, kui sa ei ole sõjas. Kas sa ütleksid sama või ei nõustuks sellega? Ei, absoluutselt, selles pole kahtlustki. Ja meil kipub olema palju rohkem hoogu meie sõjatööstuskompleksis. Aga praegune kaitseminister on käinud kaitsetööstusettevõtetes ringi ja sisuliselt tagant utsitanud neid just seda tegema. Ja see on vist natuke juba äri poole peal, aga ma olen näinud nende ettevõtete juhte sellest rääkimas. Nende jaoks on suurim põhjus tootmist suurendada see, kui valitsus tegelikult hakkab tellimusi esitama. Mitte lihtsalt ei ütle, et kuulge, me peame tootmist suurendama, sest nende juhtide jaoks on ka teised stiimulid. Nad ei taha kulutada liiga palju raha uue tehase peale, kui neil ei ole sellelt kindlat tulu garanteeritud. Ei, see töötabki enam nii. Ma ei arva, et see praegu probleem oleks. Me kasutame laskemoona praegu uskumatult kiiresti. Jah, see on tõsi, mis on hullumeelne. Olgu, järgmine klipp on FPV lõppfaasi liugurdroon, mis lendab Vene paati. See on oluline. Inimoperaator tuvastab sihtmärgi ja annab selle siis üle tehisintellekti ekspertsüsteemile, et see jätkaks rünnakut. Ja kui signaali segatakse, muutub süsteem täielikult autonoomseks. Vau! Ja nagu näha, on see väga tõus. Sihtmärk manööverdab. Ma eeldan, et see ilmselt teab, et teda jälgitakse. Aga tehisintellekti süsteem on kiirem. See on tegelikult midagi, mida ma ise ka tahtsin rohkem teada saada. Kas sa nägid hiljuti, et CIA direktor Ratcliffe kinnitas ka, et venelaste eluiga rindel on 20-30 minutit? Ma nägin seda. Ja ta ütles, et see on tehisintellekti tõttu.
kuidas nad siis veel kasutavad seda? See tundub täiesti loogiline. Kui piloot kaotab kontrolli, võtab tehisintellekt üle. Okei, kas see ongi nii? Jätka. Sa selgitasid, just nii. sest mina ei tea. Väga tõsi, kui sa märkad, siis enamik FPV videomaterjalist, mida sa näed, muutub sihtmärgile lähenedes kuidagi hüplikuks. See näeb välja ebastabiilne ja siis muidugi läheb kõik pimedaks. See on sellepärast, et inimoperaatoril mõtle selle peale. Iga lennukikandja piloot ütleb sulle seda. Poole miili kaugusel pole see mingi probleem. Sa eksid natuke, keda huvitab? Mida lähemale sa jõuad lennukikandjale maandumisele, seda väiksemad peavad olema sinu korrektsioonid ja seda kiiremini pead neid tegema ja inimene suudab ainult teatud kiirusel reageerida. Sellepärast ongi öösel lennukikandjale maandumine kõige rumalam asi, mida ma olen rohkem kui korra teinud. Aga sama asi juhtub, kui sa üritad midagi sihtmärgile juhtida, sa üritad seda sõna otseses mõttes sihtmärgile lennutada. Korrektsioonid muutuvad järjest väiksemaks ja kiiremaks. Nii et paljud varased FPV videod. See kõigub täiesti siia-sinna ja sa mõtled, püha taevas, kas see tabab. Ja siis teeb see viimasel hetkel sukeldumise ja võib-olla tabab, võib-olla mitte. Kui lisada süsteemile tehisintellekt, saad selle täpsemaks muuta, sest see suudab kiiremini reageerida. Nüüd see ei tuvasta sihtmärki. See teeb ainult lõppjuhtimisfaasi, aga see on juba täiesti eraldi teema. Me liigume tehisintellekti abil sihtmärkide tuvastamise suunas. Ja see toob kaasa hulga muid tegureid. Jah, arutelu käib endiselt. Okei, see on loogiline. Ma arvan, et sama asja, mida sa just selgitasid, saab rakendada ka rindeleks, kus viimasel hetkel võtab tehisintellekt lihtsalt juhtimise üle. See ei pea olema segamine või elektrooniline sõjapidamine, see võtab lihtsalt üle, sest tehisintellektil on seda lihtsam teha kui inimestel. On küll. Ja ma ei tea, mis see kompromiss täpselt on. Operaatorid võivad ikkagi tunda, et nad saavad ise hästi hakkama ja ei anna juhtimist üle. Probleem tehisintellekti abil sihtmärkide tuvastamisega on see, et muide, see on alles hiljuti võimalikuks saanud. Tead, inimesed vaatavad 20-30 aasta tagusesse aega. Tehisintellekt suutis juba parimaid malemeistreid võita, aga nad ei suutnud püüda pesapallipalli ega autot juhtida. Noh, arva ära. Täna saab autoga sõita üle terve Ameerika Ühendriikide. Optimus robotid suudavad visata ja püüda pesapallipalli. Seda tüüpi võime võimaldab autonoomset sihtmärgi tuvastust. Aga nüüd võtad sa potentsiaalselt inimese välja sellest, mida nimetatakse löögiotsuste ahelaks. Otsusest, kas rünnata või mitte. Seal on teatud mured. Kindlasti. Ma olen kindel, et Ameerika Ühendriikides tuleb selle üle suur arutelu ja inimesed püüavad leida õigeid vastuseid, eks. Isegi kui nad ei nõustu, on eesmärk jõuda õige vastuseni. Teistes riikides ei pruugi seda arutelu olla. Me ei pea isegi rääkima Hiinast või Venemaast. Ma ei tea, kas Ukraina saab seda arutelu pidada. Eriti arvestades nende elavjõudu võrreldes Venemaa elavjõuga. Nad peavad selle palju kiiremini omaks võtma kui teised riigid. Absoluutselt. Ja nad seisavad silmitsi vastasega, kellel pole peaaegu mingeid moraalseid piire. Muide, meil on ka mõned neist autonoomsetest süsteemidest olemas. Need töötavad, isegi autonoomsed hävitajad, aga need on ikkagi veel prototüübi staadiumis. Nagu ma ütlesin, on teatud mured seoses tapmisotsuste üleandmisega ja millegi saatmisega missiooni täitma. Kui soovite ülejäänud osa vaadata, saate seda teha, kui hakkate allpool liikmeks. Minu nimi on Sam ja näeme järgmises videos.